Tere! Selles videos näitame Reviti näitel, kuidas määrata projekti nullpunkti ja mudelreeperi paiknemist. Projekti nullpunkt tuleks kokku leppida võimalikult varajases etapis, soovitatavalt juba eskiisprojektis. See aitab vältida olukorda, kus erinevate osapoolte mudelid ei sobi omavahel kokku, sest nad paiknevad erinevates koordinaatsüsteemides. Projekteerimise algfaasis on mõistlik kasutada lokaalset koordinaatsüsteemi, sest see võimaldab alustada modelleerimist kohe, ilma et peaks ootama geodeetilisi andmeid, kui georefereerimine on nõutud. Hea on see siiski võimalikult varakult teha, vältimaks tarkvaralisi ebakõlasid. Georefereerimist vaatame lähemalt järgmises õppevideos. Lokaalses koordinaatsüsteemis asub mudeli nullpunkt hoone vasakpoolses alumises nurgas, nulltasapinnas, ning hoone välisseinad on joondatud X ja Y telgedega. Vaatame täpsemalt, millised on mudelruumi punktid Revitis. Kõigepealt avame Visibility Graphics akna ja otsime üles jaotise Site. Internal Origin tähistab Revitis mudelruumi keskpunkti ehk XYZ telgede ristumiskohta. Project Base Point on mudeli nullpunkt. Server Point on mõõtepunkt, mis defineerib mudeli nullpunktile ehk Project Base Pointile omistatavaid väärtusi. Kui Project Base Pointil teha parem klõps ja valida Move to Internal Origin, saame kontrollida, kas ta asub XYZ telgede ristumispunktis. Server Point võiks samuti asuda samas kohas. Veendume, et väärtused on nullid. Lisaks oleks mõistlik kasutada PIN-käsklust, et lukustada mudelruumi punktid oma asukohas. Seejärel paigutame XYZ ristumispunkti läbima hoone telgjoone A ja telgjoone 1 ning esimese korruse nulltasandi. Lisaks nullpunktile tuleks kokku leppida ka mudelreeperi asukoht. Reeperi eesmärk on kiire visuaalne kontroll, et hoone osamudelid oleksid üksteisega kooskõlas ja asuksid samas koordinaatsüsteemis. Praktika on näidanud, et reeper täidab oma funktsiooni kõige paremini siis, kui see asub hoonest väljaspool. Näiteks paigutame reeperi teljed telgedest A ja 1 5 meetri kaugusele ning sinna reeperi tahumõõduga 500 mm. PIM rakenduskavas saab reeperi paiknemist ning geomeetriat täpsustada. Reeglina tähistab reeperi alumine tahk esimese korruse nulltasapinda. Lisaks mudelruumi punktidele tuleks PIN-käsklusega lukustada ka reeper. Hea tava kohaselt peidetakse mudelruumi punktid kõikides vaadetes. Reeperi IFC klass on vaikimisi IFC Building Element Proxy. Arhitektuurses mudelis peab reeperil küljes olema ka ÜBN nõuetes välja toodud omaduste kogum AR-reeper. Kokkuvõtteks. Varakult kokku lepitud nullpunkt ja reeper tagavad mudelite õige paiknemise kogu projekteerimistsüklis. Aitäh vaatamast! Järgmises videos räägime juba georefereerimisest. Andke kommentaarides teada, millistest teemadest soovite veel kuulda.